Head televaatajad, mis võlujõud on klounides, et nad ka kõige haigema lapse näole naeratuse toovad? Uut klouniteraapiat läks uurima Tanja Mihhailova. Tere! Astuge edasi, võtke pesud maha. Aha, pesud? Jah. Väikene paista sa hommikul ärata, paista sa kõigile, minule, sinule. Ja miks te otsustasite siis doktor klooniks hakata? Ma arvan, et lastel on vaja, et neid keegi laste haiglas lõbustaks. Ja kuna ma olen ise olnud haige, siis ma tean, kui igav seal vahel võib olla. Kuidas teie siis tavaline päev ette nagu välja näeb? Tavaliselt on teisipäev see päev. Ja hommikul ma annan oma 4 tundi koolis, Tartu rahvusvahelises koolis. Siis meil on väike koosolek õpetajatega ja siis ma tulengi siia. Ja siis käin 3 maja vahet kuskil 2,5 tundi. Kas te teate ka, kes need lapsed on, kes meid ootavad? Mind ei oota, aga teid küll. Ei tea. Et see ongi nagu asja juures väga huvitav, et ma ei tea mitte kunagi ette, kui palju lapsi on ja kes nad on. Aha. Aga on olnud, et mingi laps on 2 korda järjest teid näinud? On. Ja teises haiglas on üks väike tüdruk, kes on peaaegu iga kord, kui ma olen käinud seal. Ja ikka ootab? Ikka ootab. Äkki joonistab ka midagi? Tema joonistab, temal käed nii hästi ei käi vist. Tema on joonistab. Aga kus siis doktor klooniks saab? See tuleb rohkem südamest, et kui sa armastad lapsi ja tahad seda teha, et siis käidki, aga võib ka kursusel käia. Et saab juurde väikseid teadmisi. Aga mis omadused peaksid inimesel olema, et tema saaks väga hea doktor kloon? Ma arvan, et ta peaks lapsi armastama, ta peaks olema hästi julge, hästi loov ja hästi kiiresti reageerima. Ma tean, et siiamaani te olite ainuke doktor kloon Tartus ja nüüd teil on kolleege. Mul on üks kolleeg veel, aga tema ei ole veel käinud. Et tema alles hakkab käima. Et siis natuke minu töökoormus väheneb, aga samas ma saan olla kauem teiste laste juures. Mis on selle töö juures sellised plussid ja miinused? Plussid on võib-olla see, et sa saad midagi head teha. Sa saad lapsi rõõmustada. Loodetavasti nad ka paranevad selle tulemusena. Siis on pluss veel see, et see on hästi loov ja ise oled ka pärast rõõmus. Et näiteks ei ole sellist stressi üldse. Ja miinuseks võib-olla lihtsalt see, et mõnest lapsed on väga kahju. Et nad on nii haiged. Aga samas see, et ma siin käin, võib-olla teeb neid natuke tervemaks, et ei olegi miinuseid. Aga kui on näiteks tuju, ei ole hea tuju, on paha tuju. Kuidas siis seda tööd teha, et kui endal on tuju paha ja lapsi on vaja rõõmustada? See kloonikostüüm, nii kui selle selga paned, tuleb kohe rõõmustujuga. See annab kohe energiat. Okei, parukas on siis... Ja nina, et vaatad ennast peeglist, vaatad või kui toba ja siis ongi naljakas. Kuidas te siis olete jõudnud siis doktor kloonini? Kõigepealt väiksena noorena ma olin laagris kasvataja. Seal oli alati mingisugune teema õhtu. Siis ma olen teinud jõuluvana ja siis ma olen teinud igasuguseid üritusi, kus ma olen ka kloon olnud. Ja siis, kui ma nägin seda plakatit, et nagu doktor kloonid on ka Eestisse jõudnud, siis ma mõtlesin, et mina võiks ka olla doktor kloon. Kuidas siis lapsed suhtuvad? Lapsed ootavad, et vahel on isegi niimoodi, et kui mõni laps on olnud 1 nädala haiglas sees, ma olen tal külas käinud, siis järgmine nädal, kui ma lähen, ta on teinud mingisugused kaardid ja joonistused ja luuletused ja siis ootab mind väga. Okei, aga kas paistab, et enamus lapsed siis armastavad kloone? Jah, väga väiksed kardavad, kes on alla 2-aastased, aga ülejäänud ikkagi armastavad kloone. Aga kuidas lood täiskasvanutega? Täiskasvanud on niimoodi, et mõni armastab ja mõni ei armasta. Et ükskord ma proovisin, mõni väga tahtis ja mõni ütles, et ma olen vales kohas. Kas doktor kloon külastab kõiki lapsi? Enam-vähem kõiki, et kui mõni laps on operatsioonilt tulnud ja ta on veel narkoosis ja magab, siis ei käi. Aga põhimõtteliselt kõiki. Milline on kõige naljakam juhtum, mida me olete haiglas kohanud? See on selline juhtum, kus üks laps ei tahtnud emaga ära minna, vaid tuli minu sülle tagasi. Ja ema võttis ta oma sülle ja laps hakkas nutma ja tuli minu juurde tagasi. Ja mis sai? Võtsin ta sülle, siis ema lihtsalt jäi edasi. Mis siis ühel doktor kloonil, mis vahendid ta peaksid kaasas olema? Minul on igasuguseks elujuhtumiks. Mul on tegelikult seal teises kotis veel. Et siin on mul üks linnukene, kes laulab. Ja, tema laulab ja tantsib. Siis on mul mustkunstitrikkide jaoks kaardid, tavalised kaardid, suured sellised. Et siis kloon peaks olema ka mustkunstnik? Jaa, ka mustkunstnik. Ja laulja? Ja laulja. Ja näitleja? Ja näitleja. Ja muidu tore inimene. Ja. Et igaks elujuhtumiks on midagi, et mõni väike ja mõni suur, et erinevad lapsed tahavad erinevaid asju. Selge, aga lähme vaatame siis, kuidas lapsed reageerivad ja mis nad teevad.
tagasi. Ei tea, kus jäi. Ei tea, kus kloun jäi. Äkki läks siia. Vaata, kelle valitsin. Mäletad seda pardikest? Mis pardike tegi? Lauli sussilaulu. Kas me laulame ussilaulu? Ronis kord ussikene mööda ladvaõuna. Umtša-tša, umtša, umtša-tša, umtša. Oli parasjagu hambaid õuna sisse löömas. Umtša-tša, umtša, umtša-tša, umtša. Õunaga käratas. Kuule, mul on lõuna. Umtša-tša, umtša, umtša-tša, umtša. Ussikene vihastas ja lõi hambad õuna. Nagu nähtud, lugu meile õpetas, kui sa oled ikka üks suur klounisõber ja hetkel linnast tsirkust ei ole, siis tuleb ennast ikka haiglasse šmuugeldada. Hea show on ju garanteeritud. Kui ka teie teate selliseid toredaid Eesti inimesi, kelle mõtted ja teod võiksid meid kõiki huvitada, siis andke meile sellest kindlasti teada aadressil teler@teler.tv. Ja nüüd tähelepanu, nagu me eelmises saates rääkisime, otsime me siia saatesse kõrval saatejuhti, kellega koos mööda Eestit ringi sõita ja huvitavate Eesti inimestega lugusid teha. Kui sul on vanus 17–25 eluaastat, siis saada oma eluloo kirjeldus ja foto aadressile saatejuht@teler.tv. Kes teab, see võibki olla sinu võimalus teha karjääri telemaastikul. Ja ongi kõik. Kohtume taas nädala aja pärast. Lisainfot saate meie kodulehe aadressil teler.tv. Kohtume Teleris.